Tere pärastlõunat! Tere tulemast Arenguseire Keskuse uuringuesitlusele kohalike avalike teenuste kättesaadavuse tulevik. Mina olen Tea Danilov, Arenguseire Keskuse juhataja, ja Arenguseire Keskus on Riigikogu juures tegutsev mõttekoda, mis analüüsib ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid ja koostab tulevikustsenaariumeid. Täna esitletava uuringu läbiviimise peamine ajend on see, et prognooside kohaselt kahaneb Eesti rahvastik aastaks 2050 kõigis Eesti piirkondades peale Harju- ja Tartumaa. Ja ühtlasi tähendab see ka kriitilise hulga teenuse kasutajate kadumist paljudes paikades avalike teenuste mõttes. Tulevikus tuleb avalikke teenuseid pakkuda paindlikumalt, väiksemate kuludega ja sageli üle omavalitsuspiiride. Õnneks muidugi leidub Eestis ka kasvavaid piirkondi, kus probleemid on vastupidised, ehk kuidas tulla toime teenusetarbijate arvu kasvuga. Kahaneva rahvastikuprognoosiga silmitsi seisvate omavalitsuste jaoks on olukord keeruline ja palju räägitakse kahanemisega kohanemise vajadusest ja räägime ka meie. Aga ehk tasuks ka mõelda, et kas leidub siiski ka võimalusi töötada mõned kohalikel tugevustel põhinevad teenused sedavõrd üles, et neile leiduks tarbijaid ka teistest omavalitsustest. Targalt tegutsedes ja omavahel koordineerides võiks sel moel jõuda olukorda, kus naaberomavalitsused spetsialiseeruvad eri teenustele ja teisi teenuseid käiakse saamas naabri juurest, mille eelduseks muidugi on head omavahelised ühistranspordiühendused. Üleriigilise planeeringu alusuuringus, mille Regionaalministeerium hiljuti tellis ja mis hiljuti valmis sai, on jõutud 10 keskuslinna ideeni, millel oleks teiste omavalitsustega võrreldes laiemad ülesanded, ehk nad osutaksid mingeid teenuseid ka teiste eest. Võimalikke lahendusi on veel ja nendest tuleb peatselt juttu. Meie tänane kava on järgnev. Avalike teenuste kättesaadavuse praegust olukorda ja kättesaadavust mõjutavaid trende tutvustab Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kintsiko ja seejärel räägib omavalitsuste efektiivsusest ja rahastustrendidest Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso. Siis kommenteerivad uuringu tulemusi regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terras ja Eesti Linnade Valdade Liidu tegevjuht Veiko Luhalaid. Ja hea publik, meil on olemas Slidos keskkond ja võimalus küsida küsimusi ja postitada oma kommentaare. Kui te lähete slido.com lehele, siis tunnussõna on ask0406 ja saate postitada oma küsimusi, kommentaare, jooksvalt küsime neid ettekandjate käest ära. Ja intervjuusid esinejatega saab teha pärast ametliku osa lõppu ja kõik materjalid ja pressiesitluse salvestus saavad olema järelvaadatavad meie kodulehel arenguseire.ee. Nüüd on mul hea meel kutsuda siia hea kolleeg Eneli ja anda talle sõna üle. Tere ka minu poolt ja ma kindlasti suunaksin kõiki meie kodulehele, kus on täisraport olemas, et saate põhjalikult uurida, millest me täna räägime. Aga ma alustan meie tänasest olukorrast. Raport, mis meil just valmis, toob välja selle, kui kaugel on täna teenused kodanikust füüsiliselt. Ja selle slaidi peal ongi näha, et Eestis on tegelikult ju väga tihe teenusvõrk. Suur osa meie teenuseid, teenusmaju täpsemalt, on inimeste kodudest alla 3 kilomeetri kaugusel. 3 kilomeetrit on põhimõtteliselt kõnnitav teekond. Loomulikult me peame olema natuke ettevaatlikud ka, sest keskmine on keskmine ja kui me vaatame nüüd erinevaid omavalitsusi, siis loomulikult pilt on palju kirjum. Kõige suuremad erinevused meie teenuste lõikes, just distantsi lõikes, täna on gümnaasiumiastmel, aga ka noortekeskused ja perearstid. Ja mis see tähendab, on see, et kui mõnes omavalitsuses täna on näiteks gümnaasium 30 kilomeetri kaugusel keskmiselt, siis teises võib see olla alla kilomeetri, sama siis perearsti ja noortekeskuse puhul. Aga samas me näeme ka, et osad teenused on tegelikult üle Eesti väga lähedal inimestele, näiteks lasteaed, aga ka tegelikult algkoolid, 1.–6. klass. Ja samamoodi tegelikult ka raamatukogud on üsnagi lähedal.
Ja ma korra täpsustan ka, et see uuring, mille me tegime koostöös erinevate asutustega, lähtub sellest, kus inimene tegelikult elab, ehk me võtsime aluseks paiknemisindeksi ja teiselt poolt me vaatasime teekonda kodust siis teenusmajani mööda meie teedevõrku, mitte linnulennult, ehk siis arvutused on üsnagi täpsed. Ja kui me mõtleme selle peale, et Eesti võrreldes ülejäänud Euroopaga on väga tiheda teenusvõrguga, et meil on paljud teenused alla 3 kilomeetri, siis Euroopas pigem räägitakse 5-10 kilomeetrist, mis on selline hea tava. Aga me lähtume eeldusest, et kui iga kodanik käiks kodule lähimas teenusmajas, oleks see teenus talle lähedal. Tegelikkus on aga natukene teistsugune. Meil on alust rääkida teenusrändest. Ja peame täna küsima, et kui paljud elanikud ei käi kodule lähimas lasteaias, algkoolis, gümnaasiumis või perearsti juures. Ja selles uuringus oli võimalik võrrelda, kui paljud siis ei käi lähimas teenusmajas ja me võrdlesime siis koolide nimekirju, ka perearsti nimekirju. Ja nagu slaidilt näha, siis lasteaia puhul 48% lastest ei käi lähimas lasteaias, aga siin kindlasti tuleb mainida, et maapiirkondades käiakse rohkem lähemal ja kõige vähem käiakse lähimas lasteaias Tallinnas, Tartus, mis on ka loogiline, sellepärast, et lasteaiakohtade puudus on just meil ju Harjumaal, Tartumaal kõige suurem. Ehk siis siin on tegemist mõnes mõttes ka sunnitud teenusrändega. Aga koolihariduse puhul on olukord natuke teistmoodi. Koolide puhul tihtipeale on vanema valik, mis seda teenusrännet tagant lükkab, ehk siis vanemad ei pane alati lapsi oma lähimasse kooli. Ehk siis kodulähedane kool on miski, mis ei pruugi praktikas tegelikult olla atraktiivne võib-olla nende jaoks. Või siis viib vanema töökoht näiteks igal hommikul kaugemale, ta võtab lapsed kaasa. Ja kõige suurem on siis teenusränne gümnaasiumi astmel juba. Seal on tõepoolest ligi 60% juba õpilastest rändab kodust kaugemale, mis jällegi on näiteks maagümnaasiumite puhul väga tõsine probleem. Ja miks see teema on oluline, et kui inimesed ei käi lähimas teenusmajas, on see, et avalike teenuste planeerimine muutub väga raskeks ülesandeks, kui kodanik hääletab jalgadega. Lisaks seega, et kui eriti just õrepiirkonnas, kui see teenuse säilimine sõltub kasutajate arvust, siis meil võib olla see teenusmaja, võime anda parima, aga isegi kui tarbijad on piisavalt ja nad ei käi seal, siis varem või hiljem tekib küsimus, kas me peaks selle maja sulgema, teenuse sulgema seal piirkonnas. Ja teadusuuringud on tõestanud selle, et kes pigem siis rändab kaugemale, on jõukam inimene, ehk siis teenusränne süvendab kihistumist. Eriti näiteks tuuakse seda välja hariduse puhul, et kodulähedase kooli valivad väga sageli just need lapsevanemad, kes ei saa rahalistel põhjustel kaugemale rännata igal hommikul. Aga mis oleks lahenduse, et kui enne mainisime, et olukord ei pruugi olla alati nii must, vaid tegelikult meile maailmast ja ka Eestist on juba väga häid tärkavaid lahendusi, siis esimene, millest me oleme päris pikalt juba rääkinud üle aastate, on kogukonnamajad. Mitu avalikku teenust on ühes majas. Eestis neid näiteid on, aga need võiks palju rohkem olla. Ja mõte on selles, et kui kodanikul on juba üks tee, siis ta võiks juba mitut asja korraga ajada. Ja loomulikult siin on tegemist ka mastaabisäästuga, me saame näiteks spetsialistidele anda erinevaid rolle seal, et üks inimene teeb rohkem asju ja teiselt poolt meil on kindlasti ka ruumide puhul kokku sääst võimalik saavutada. Siis teine asi, mis on hästi huvitav, on see, et näiteks Iirimaa näitel COVID andis seal ainest teha just maapiirkondades kaugtööpunktid. Kui iga kodanik maapiirkonnas võib-olla ei jaksa rahaliselt endale väga head internetiühendust tagada, siis riik tagab tema eest. Ehk siis rajati maapiirkonda väga hea internetiühendusega kaugtööpunktid, mis siis soodustab seda, et inimesed saavad maapiirkonnas teha kvaliteetseid videokõnesid näiteks pealinnaga. Jällegi riik tuli appi kodanikele, et saab ka kaugelt töötada. Ja siin on muidugi palju näiteid veel, aga ma rõhutaksin võib-olla mõnda olulist, mis täna võib-olla Eestis aitaks jällegi teenuseid paremaks teha.
siis see viimane siin listis on näiteks lastehoid töökohal. Kui täna me räägime palju sellest, et on palju töökohti, kus tegelikult töö ei ole sul kella 9-st 6-ni või 5-ni, näiteks tervishoius, siis eriti just USA-s, suuremates riikides, on töökohad hakanud pakkuma lastehoidu. Ja see on väärtuspakkumine. Kui sul isegi palganumbrid ei ole nii kõrged, siis tegelikult see, kui sul on lastehoid töökohal, on paljudele peredele väga suur boonus ja nad pigem eelistavad siis seda töökohta. Siin on koht, kus tegelikult riik ja erasektor võiksid koostööd teha või riik ja avalik sektor mõnes mõttes, et lastehoid töökohal nendes valdkondades, kus on vaja tagada vanematele võib-olla natukene asümmeetrilisel kellaajal lastehoid ja vahetustega töökohad, näiteks tervishoius on see koht. Siis ma mainisin kogukonnamaju ja me võtsime välja statistika, kui palju meil siis täna on selliseid maju, kus on ühel aadressil rohkem kui 3 teenust, avalikku teenust. Need samad teenused, mis siin raportis olid, siin on siis lasteaed, kool, rahvamaja, noortekeskus, perearst. Kui paljud neist on ühes majas näiteks ja nagu te näete slaidi pealt, üsna vähe. Parim tulemus on 33% näiteks või siis tegelikult Kihnus on veel parem, 50%. Aga valdavalt üle Eesti on meil väga vähe maju, kus on avalikud teenused kokku pandud. Ja miks see on oluline, et kui me mõtleme praegu kooli peale, koolitunnid lõpevad kella 3-4, siis läheb maja kinni. Aga miks 3-4 ju algab tavaliselt noorsootegevus? Noorsootegevus võiks olla just koolimajas, selle aega koolitund ei ole. Ja kultuurimaja tegevus on ju alati õhtuti või nädalavahetusel või suvel, kui kool on jälle kinni. Ehk iseenesest peame mõtlema, et kui suure protsendi ajast on need teenusmajad suletud ja kas mõni teine teenus võiks samal ajal seal sees olla, et need majad oleksid maksimumkasutuses ja majades oleks kogu aeg elu sees. Ja kui räägime natuke tulevikust, et mis meid siis ees on ootamas. Tänane seis näitas, et me peame iseenesest mõtlema, mis oleks need uued lahendused, sest tihtipeale need vanad mudelid enam ei toimi. Ja tõime uuringus välja 7 trendi. Esimene trend ei ole üllatav, see on demograafia. Ja see, et meil täna on sündivus juba alla 10 000 lapse aastas, tähendab ka seda, et ilmselt aastaks 2050 me ei saa hüppelist tõusu oodata. Ja slaidi peal on ka näha, et millised maakonnad siis kõige rohkem on kahanemas. Ja see tähendab kindlasti ka seda, et meie teenuse kasutajate arv kindlasti väheneb. Nüüd on küsimus, kas me suudame teenusmaju hoida lahti ka siis, kui on kasutajaid vähem. Ehk siis, kui me tahame tagada teenuste tulevikukindlust, peame haakima lahti kasutajate arvu ja teenuse kasutamise mõnes mõttes ja kas see on võimalik. Ja teine trend, mida me täna hästi palju meedias kohtume, on infovälja killustumine. Ehk siis polariseerumine, kõlakojad, et kuidas tagada seda, et omavalitsused saavad teha vajalikke arenguid, kui näiteks kohalik elanikkond on selle vastu. Et see on ka hästi oluline küsimus, kuidas kohalikku elu arendada niimoodi, et see polariseerumine ei saaks arengutakistuseks. 3. trend on kindlasti digiareng. Ja digiarengu puhul tuleb kindlasti mainida, et kui tänased uuringud näitavad, et jah, vanemaealistel on see digioskused väiksemad kui noortel, siis tegelikult aja jooksul võime arvata, et kui tänane 20-aastane, kunagi ise on 60-aastane, tema digioskused on hoopis teistsugused. Ehk siis ilmselt aja jooksul ühtlustuvad meiega digioskused generatsioonide lõikes. Aga pigem meie suurim oht digiarengus on hoopis regionaalne. Kas hea ühendus jõuab igasse Eesti paika just selle klausliga, et kui me räägime täna telemeditsiinist või üldse e-teenustest tervikuna, e-teenus võib olla, aga kui me selle ligi ei pääse, ehk me pole näiteks internetti, siis meil on probleem. Riik justkui on, aga me kätte ei saa teda. 4. trend on olemasoleva teenustaristu ülemiskulud kasvavad. Ehk siis meil on väga suur hulk avalikku pinda ja slaidi peal on ka näha kaart siis omavalitsuste lõikes. Tegelikult vahed on siin üle 2 korra.
Ehk siis, kui me vaatasime ka, et millised omavalitsused need on, siis tihtipeale vaesemad omavalitsused on rohkem hädas suure pinnaga, mis vajab kütmist, renoveerimist ja kus tarbijaid on tavaliselt ka vähem. Ja just sellepärast meil olekski vaja mõelda, mis on uued lahendused, kui meil on ikkagi väga paljudes maapiirkondades täna üks teenus, üks majamudel ja kas selle betooniusk on miski, mis meid ka tulevikku kannab. Tulles 5. trendi juurde, siis me peame rääkima kohalikust taastuvenergiast. Ja ma tooksin siia Euroopa Kontrollikoja fakti, et 72% taastuvenergiast Euroopa Liidus tegelikult ju toodetakse maapiirkondades. Meie tuulikud, päiksepaneelid ju asuvad maapiirkondades, seega see rohepööre peaks meid aitama ka maapiirkondades töökohti kasutada, aga ka avalikke teenuseid toetada sellega, et see energeetika võiks jõuda nendesse majadesse kas või energiasäästu tagamisel. Ja täna räägitakse järjest enam, et maapiirkondade tuleviks võikski olla mitte sinikraed ega valgekraed, vaid just rohekraed, ehk siis selline täiesti uus tööjõuvaldkond, kes peaks just maapiirkondi arendama hakkama. Küsimus on see, kas Eesti suudab seda piisavalt hästi rakendada. Ja trend 6, täna me ei saa mööda ikkagi ka julgeolekust. Ja kui me planeerime avalikke teenuseid, siis üks asi on ökonoomsus ja ka rahaline efektiivsus, teiselt poolt on kriisikindlus. Et me peame tegema kompromisse sellega, et võib-olla mõni piirkond ongi kulukam ülalpidamise mõttes, aga kriisikindluse tagamisel, julgeoleku tagamisel me peame tegema kompromisse. Ja 7. trend, kohalike teenuste, kvaliteedinõuded ja protsessid ühtlustuvad. Täna on üha olulisem see, et igal kodanikul üle Eesti oleks ühtlaselt heal tasemel teenused. Et minu omavalitsus.ee tegeleb sellega väga tugevasti ja hindavad omavalitsuse teenustaseme lõikes. Küsimus on see, kas tulevikus on meil kasvav vajadus selle järgi, et riik peab rohkem kontrollima hakkama, kas kohalikud avalikud teenused vastavad heale tasemele või mitte. Et kui palju me võime seda kohalikku autonoomsust pigem nagu toetada või siis peab riik jõulisemalt sekkuma. Ilmselt hea näide siin on just haridus, kus riik on rohkem sekkuma hakanud, seal, kus kohalik haridus ei ole niivõrd hea enam olnud. Tulles põhisõnumite juurde, siis ma võtaksin meie raporti kokku 3 põhisõnumiga. Eestis ilmselt tuleb igas piirkonnas sõltuvalt siis vajadusele mõelda, millised on meie kohalikud vajadused ja kui palju me peaks tegelikult teenused ühtlustama. Kas siis omavalitsuste lõikes naaber omavalitsustega või siis isegi regiooni tasandil. Ma toon ühe näite, et kui me räägime näiteks haridusest, siis täna isegi ei pruugi piisata sellest, et 2 omavalitsust kõrvuti teevad koostööd õpetajate jagamisel, vaid mõnikord isegi peaks mõtlema regiooni tasandil, kus sul on näiteks 7 maakooli, selle asemel, et sul on 0,0 kohaga matemaatikaõpetajad, äkki võiks olla sul 2 väga hea tasemega matemaatikaõpetajat ja nad saavad täiskoormuse. Ehk siis mõnikord me võiksime mõelda isegi üle omavalitsustaseme, ehk siis regiooni tasandile, kus koostöö võib olla vajalik, kui me tuua parema kvaliteedi. Siis me peame täna mõtlema ka selle peale, et ikkagi see betooniusk ja monumendid, et täna me peaks rohkem kombineerima füüsilisi, digitaalseid ja mobiilseid teenuseid. Kui ma näitasin neid tulevikumudeleid, mis juba täna on paljudes riikides olemas, siis õige lähenemine ilmselt ongi see, et iga piirkond leiab endale oma kombinatsiooni, kui palju ja milliseid maju nad suudavad hallata, siis kuidas tagada digiteenused igale kodanikule ja ka mobiilsed teenused, kas me hoiame raamatukogu majas või käib meil raamatukogu buss näiteks ringi. Et jällegi kombinatsioon on see, mis aitab ilmselt teenustel säilida piirkonnas. Ja 3. aspekt, et me peame arvestama täna väga palju ka inimeste liikumisvõimaluste ajakasutusega, et meil ei tekiks sunnitud teenusrännet. Et kui ma ennem rääkisin teenusrändest, siis tegelikult üks põhjus, miks näiteks inimene ei pruugi kasutada lähimat raamatukogu on sellepärast, et kui ta käib kaugemal tööl hommikust õhtuni, aga raamatukogu on lahti näiteks 2 päeval nädalas, keset tööpäeva, siis tal ei olegi muud võimalust, kui
teist raamatukogu kasutada, ehk siis raamatukogu võib olla sul lähedal, aga see ei sobitu inimese ajalise rütmiga päevas. Ehk peame mõtlema ka, et kas need majad ja teenused, mis meil on seal lähipiirkonnas, sobituvad ka nende inimeste enda päevase rütmiga ja teiselt poolt ka liikumisvõimalustega, sest meie uuring suuresti lähtus sellest, kas kodanik saab autoga oma kodust mööda meie maanteid lähimasse teenusmajja, aga kui paljudel on võimalik minna ühistranspordiga väljaspool Tallinnat ja Tartut, see on ka täna probleem. Ja millised on üldse liikumisvõimalused teenusmajadesse, ka see halvendab kättesaadavust, sul võib olla see maja 3 kilomeetri kaugusel, aga kui eakal inimesel näiteks bussi sinna ei lähe, kas ta jõuab sinna? Ehk siis siin on väga palju agasid, küsimärke veel, mis vajaksid kindlasti järele mõtlemist ja lahendamist. Aga jah, minu poolt kõik. Suur tänu sulle ja hetkel sulle küsimusi ei ole. Võib-olla hiljem tuleb, siis kutsun tagasi ja ma võtan selle. Ja mis puudutab seda, et kui paljud inimesed jõuavad ühistranspordiga mingi ajaga teenuseni, siis meil nädala pärast on konverents ja seal räägib sellest Raul Kalvo. Nii et püsige lainel. Aga nüüd läheme edasi raha juurde ja selle kasutamise juurde ja mul on hea meel kutsuda Märt seda teemat avama. Nii, et ma lasen kohe selle edasi. Nii, ole hea. Suured tänud. Tere pärastlõunat. Tõesti räägime järgnevalt siis ressurssidest, ressursside tõhusast kasutamisest ja ressursside piisavusest, et kohalikud omavalitsused saaksid oma avalikke teenuseid tõhusalt pakkuda. Alustame omavalitsuste efektiivsuse küsimusest, et kuna omavalitsused pakuvad avalikke teenuseid avalikest rahadest, siis me tahame, et need ressursid kasutatakse võimalikult efektiivselt, ehk siis me kasutaksime neid võimalikult maksimaalse väljundi loomiseks. Ja kui me vaatame siis seda tehnilist efektiivsust ja tehniliste efektiivsuse tähendust meie uuringu kontekstis, siis siin ongi fookuses selles, et kui me ressursse kasutame võimalikult hästi, võimalikult tõhusalt, siis omavalitsuste teenused on aegruumiliselt kõikidele elanikele kättesaadavad ja kvaliteetsed. Ja oma analüüsis, mille me viisime läbi siis Arenguseire Keskuse ja Estonian Business Schooli koostöös, tuli siis nagu välja, et nagu keskmiselt või tüüpiliselt Eesti omavalitsused on ressursside kasutamises väga efektiivselt. Et efektiivsust nagu me mõõdame skaalal 0–1 ja see efektiivsuse keskväärtus oli kõrge 0,9. Ja tervikuna nagu laiemalt meil on väga suur osa või suurem osa nendest omavalitsusest ongi kõrge tehnilise efektiivsusega, ehk siis 9 omavalitsusest 10 on kas väga tõhusad või tõhusad. Ehk siis üldiselt me kasutame neid avalikke ressursse kohalike omavalitsuste nagu teenuste pakkumiseks väga hästi ja see siis ka loob nagu selle potentsiaali selleks, et need ressursid aitaksid tagada aegruumilist kättesaadavust, teenuste aegruumilist kättesaadavust. Siinjuures küll on üks väljakutse. Ehk siis, kui me oma analüüsis vaatasime nagu erinevaid teenuseid, teenuse valdkondi, sealhulgas ka üldvalitsemine, sport, transport, sotsiaalkaitse, kommunaalteenused, siis nendest eristus sotsiaalkaitse, mille tehniline efektiivsus on nagu madalam. Ehk siis eristuvad ka sellised nagu valdkonnad, kus on rohkem tarvis nii-öelda järgi tõmmata ja parandada ressursside kasutamise efektiivsust. Ja teine nagu väljakutse tuleb siis sellest nagu slaidilt, et me vaatasime ka, kuidas on see efektiivsus sellel kümnendil nagu muutunud ja paraku siis tuli nagu tõdeda, et aastate lõikes efektiivsus on sellel kümnendil vähenenud. Ehk siis kohalikud omavalitsused ei suuda oma avalikke ressursse kasutada enam nagu nii tõhusalt, kui nad jõudsid seda varem või suutsid seda varem. Ja siin on nagu väljakutse just nagu selles, et kuigi seda olemasolevat rahalist ressurssi ja inimesi ja füüsilisi ressursse või ehitisi me kasutame põhimõtteliselt ikkagi väga kõrgel efektiivsuse tasemel, ehk siis peaaegu võimaliku nagu tootlikkuse tasemel, siis ajas
see võimalik tootlikkus ise on kahanenud, ehk siis nende ressursside eest paraku siis ongi võimalik pakkuda vähemal hulgal või vähema kvaliteediga teenuseid. Ja suuresti siis see tuleneb sellest, et see ressursside ostujõud on siis üle aastate vähenenud, tulenevalt siis nagu inflatsioonist või siis ka kohati nagu teiste ressursside väärtuse nagu muutumisest või amortisatsioonist. Ehk siis me oleme küll, omavalitsused on omavalitsuste avalike teenuste pakkumisel efektiivsed, kuid siis jah, väljakutseks on see, et efektiivsus on vähenenud. Ja kui me otsime nagu neid lahendusi sellele, et kuidas siis nagu ettevaatavalt efektiivsust nagu suurendada, siis tuleb tõdeda, et selleks nagu kuldvitsa ilmselt ja lihtsalt lahendust ei ole. Et oma analüüsist me tõdesime ka, et näiteks suurema asustustihedusega omavalitsused on efektiivsemad või need omavalitsused, kes on lähemal majanduslikule või laiemalt ühiskondlikule tõmbekeskustele, et need on nagu efektiivsemad. Kuid suures pildis viimase haldusterritoriaalse reformi käigus me kasutasime nagu selle võimaluse ära efektiivsust parandada, et nüüd juba neid hõredamalt asustatud nagu piirkondi omavahel nagu kokku liites me ilmselt nagu seda suuremat efektiivsust ei suuda saavutada, tulenevalt siis ka sellest, et nagu Enel rääkis, siis ettevaatavalt rahvastiku dünaamika on selline, et rahvastik pigem nagu suuremas osa omavalitsusest nagu väheneb. Ja millest siis nagu otsida võib-olla neid lahendusi efektiivsuse parandamiseks on innovatsioon. Innovatsioon siis selles, et võib-olla peaks vaatama seda, et kas kõiki neid avalikke nagu teenuseid, mida me pakume, on üldse omavalitsuses nagu vaja. Ja teisest küljest siis vaadata nagu seda, et kas me suudame läbi nagu tehnoloogia innovatsiooni, näiteks infotehnoloogia rakendamise muuta veel seda teenuste pakkumist tõhusamaks. Või ka need samad nagu näited, mida Eneli tõi, et võib-olla kasutada olemasolevaid kinnisvararessursse erinevate nagu teenuste pakkumiseks nagu selliselt, et nad oleksid nagu rohkem täis hõivatud. Aga nagu tõdetud, siis üldine efektiivsuse tase on nagu kõrge ja nüüd väga palju või nagu sellist nagu lihtsat viisi nagu see efektiivsuse parandamiseks ei ole ja peame otsima sellist nagu keerukamaid viise efektiivsuse parandamiseks. Efektiivsuse parandamine seostub ka sellele, et me tahame, et need avalikud teenused oleksid kõrge kvaliteediga. Ja üldtendentsina on nagu see, et omavalitsuste tulud üle 10 ja peale ka haldusterritoriaalset reformi on päris kiiresti kasvanud. Ja kui me vaatame ka nagu prognoose, siis järgmise 10 aasta jooksul need tulud iseenesest nagu kasvavad, et suures pildis nagu selle prognoosi järgi on siis, et umbes 3 aasta jooksul omavalitsuste nagu tulud elanike kohta kasvavad 10%. Aga väljakutseks siin on 2 külge. Üks on nagu see, et kui peale näiteks haldusterritoriaalset reformi omavalitsuste nagu tulude erinevus nagu vähenes, siis sellel kümnendil omavalitsuste tulude erinevused on pigem jälle kasvanud. Ehk siis nagu meil on omavalitsuste seas nii-öelda need mahajääjad, kelle nagu tulud on nagu väiksemad, kes seeläbi saavad ka vähem kasutada ressursse nende samade avalike teenuste pakkumiseks ja võib-olla siis ka nagu nendes omavalitsustes avalike teenuste kvaliteet on nagu madalam ja kui need käärid omavalitsuste vahel ei vähene, siis ka üle Eesti ühtlane teenuste aegruumilise kättesaadavus ei pruugi nagu paraneda. Ja teine nagu väljakutse on seotud sellega, et lisaks kui me selle lihtsalt nagu tuludele vaatame ka selliseid finantsnäitajaid nagu omavalitsuste laenukoormus, tulude-kulude nagu tasakaal, siis pigem nagu see finantsolukord omavalitsusest ei ole nii hea. Ehk siis, et kuigi me võime oodata, et tulud nagu kasvavad, siis tegelikult nagu ressursse omavalitsusel teenuste parandamiseks pigem tulevikus rohkem olema ei saa ilma midagi reformimata, ilma kuidagi rahastamist parandamata. Ja suures pildis, kui vaadata jälle nagu seda kümnendit, siis tuludel ja avalike teenuste, kohalike omavalitsuste avalike teenuste vahel on tugev nagu seos või küllalt sihuke nagu tugev seos.
Ehk siis, kui me oleksime sellel kümnendil suutnud saanud omavalitsustele pakkuda nagu 10% võrra suuremat nagu tulu, siis see omavalitsuste avalike teenustase oleks olnud nagu 4% võrra kõrgem. Ja kui me nüüd otsime nagu neid rahastamisallikaid, kus seda nagu täiendavat ressurssi nagu leida, siis nagu tervikuna nagu see tähendab umbes, või vaadates näiteks aastat 2023 tähendaks see nagu täiendavat tuluvajadus 291 miljonit eurot, mis on väga suur raha, vaadates kogu nagu Eesti avaliku sektori rahastamise seisukorda. Ja neid allikaid, kus seda nagu sellist suurt hulka nagu raha kohalike omavalitsustele leida, on välja pakutud nagu kahes suunas. Üks on nagu see, et me oleme rääkinud nagu sellest, et omavalitsuste rahastamine on äärmiselt kontsentreeritud selles suunas, et suurem osa nagu tulust tuleb tulumaksust ja võib-olla me peaksime nagu suurendama just nagu nende kohalike nagu maksude rolli kohalike omavalitsuste nagu rahastamisel. Siin juures küll, aga kuna kohalike omavalitsuste maksude tulu on nagu nii väike, et siis seda nagu suurt täiendavat tulu leida, siis peaksid need kohalike omavalitsused nagu maksude tulu suurenema 5 korda, mis on küllaltki ebarealistlikult nagu suur kasv. Või siis nagu teisest küljest me nagu räägime sellest, et hangete omavalitsused on rahastatud suuresti üksikisiku nagu tulumaksust. Kui seda nagu tõsta nagu umbes 1,2 korda, siis me nagu leiaksimegi selle täiendava ressursi 291 miljonit. Samas jällegi nagu tõdedes, et meil riigieelarve kogu avaliku sektori eelarve on väga pinevas nagu olukorras, ehk siis ka nendest üldisest riiklikest nagu maksutuludest nagu näha nii suure hulga nagu täiendavat ressursside nagu leidmist omavalitsuste nagu teenuste parandamiseks on küllalt keeruline. Ja siin siis kokkuvõtvalt tulebki nagu tõdeda, et neid lahendusi siit edasi teenustaseme parandamise lahenduste otsimiseks tuleb nagu tõdeda seda, et ühest küljest kas me peaksime leidma nagu võimalusi, kuidas omavalitsuste nagu teenuste skoopi kitsamaks tõmmata, et võib-olla pakume vähem teenuseid, aga pakume neid kõiki nagu kõrgele kvaliteedil. Teine lahendus oleks see, et me leiaksime mingi võluvitsa, kuidas siis teenuste pakkumist oluliselt muuta efektiivsemaks, aga nagu tõdetud, siis efektiivsuse tase praegu on juba nagu kõrge ja selle lahenduse leidmine on küllalt keeruline ja nii on. Suur aitäh sulle. Küsimusi tulnud ei ole ja ma kiirelt paari lausega resümeerin, et avalike teenuste võrk Eestis on väga tihe Euroopa võrdluses, samas paraku paljudes kohtades kasvavalt alakoormatud, mis suurendab ülalpidamiskulusid ja teeb kohalikele omavalitsustele keeruliseks kasvatada teenustaset, siis investeerides sinna, kuna selles keskmises teenustasemes on ka jätkuvalt kasvuruumi. Et see on laias laastus see olukord. Mul on nüüd hea meel anda sõna regionaalpõllumajandusminister Hendrik Terrasele, kellel kindlasti on väga head vastused. Ole hea. Aitäh teile. Kõigepealt tahaks tänada Arenguseire Keskust selle uuringu läbiviimise eest ja nende soovituste eest. Ja need soovitused on igati õiged, kuid nende mõju sõltub eelkõige sellest, kuidas me neid rakendame. Ja siin on mõned põhimõtted, mis ma seda uuringut lugedes ise välja mõtlesin, kuidas peaks neid kõige paremini rakendama. Et esiteks, teenuste koondamine ühtsele pinnale ei ole ainult kokkuhoiumeede, vaid ka võimalus parandada teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust. Kui kool, lasteaed, raamatukogu ja noortekeskus tegutsevad ühes koos, siis sünnib seal ka rohkem koostööd, et see inimesi kokku tuues tihtipeale juhtub. Ja ressursse kasutatakse sealjuures ka targemalt. See eeldab aga, et planeerimisel me mõtleme juba pikemalt ette ja arvestame erinevate teenuste vajadustega juba siis, kui me ruumilahendusi välja mõtleme. Teiseks, kui me soovime teenuseid hoida ka väiksemates omavalitsustes, peame me suurendama koostööd omavalitsuste vahel. See võib tähendada siis ühtselt korraldatud sotsiaal- või haridusteenused, nagu siin ka enne mainiti.
ja ühtseid spetsialiste ja siis liitteenuseid kokku pannes. Ükski omavalitsus ei pea kõike tegema üksinda, vaid vastupidi, et koostöös me tegelikult saavutame palju rohkem. Kolmandaks, omavalitsuste rahaline iseseisvus peab suurenema. Selleks oleme juba ette valmistamas samme, kuidas seda teha ja viia osa siis toetusi omavalitsuste tulubaasi. Ja neljandaks, et iga teenuse kohta peaks põhinema või teenuse arendamisel peaks me lähtuma eelkõige andmetest, mitte tunnetusest. Peagi valmib ka kaardirakendus, kus näitab teenuste aegruumilist kättesaadavust ja see peab olema meil väga oluline tööriist sellised otsused edaspidi tehes. Ja see aitab teha ka läbipaistvamaid, põhjendatud ja õiglaseid otsuseid. Ja lõpuks on oluline meeles pidada, et teenuste efektiivsus ei sõltu ainult rahast, et asustustihedus on suur mõjutaja sellel, mistõttu peame teenuseid pakkuma keskuse põhiselt ja parandamas inimeste liikumisvõimalust nende keskuste suunas. Ja kokkuvõtteks võin öelda, et kui me suudame ellu viia kõik need koostöös nutikalt ja andmepõhiselt, et siis me saame pakkuda inimestele ka kvaliteetset teenust ka hajaasustuse puhul tulevikus, kui rahvastik kahaneb ja muutub. Aitäh! Erakordselt suur tänu, kiire ja põhjalik. Ma ühe küsimuse küsin ise, kui võib, ja Regionaal-Põllumajandusministeerium tõesti hiljuti tellis selle üleriigilise planeeringu alusuuringu, kust tuli esile see 10 keskuslinna idee, et kas ministeeriumil on plaanis edasi liikuda sellega, et mõned linnad saaksid ülesandeid juurde ja need osutaksid teenuseid ka teiste omavalitsuste, naabruses paiknevate omavalitsuste eest? Ma arvan, et see on, vaadates meie trende ja olukorra muutlikkust, ma arvan, et see on oluline lähenemine, et me suudaksime pakkuda kvaliteetseid teenuseid, et see oleks kättesaadav siis keskuste põhiselt. Küll aga on see väga suur ja mastaapne muutus, meil on väga palju osapooli ja kõik kohalikud omavalitsused seda koostööd teha, et ma arvan, et me peame selles suunas liikuma, aga see ettevalmistus kindlasti peab olema tehtud niimoodi, et kõik osapooled on kaasatud ja et me suudame seda kokku leppida, et ei tekiks, nagu ka siin enne presentatsioonis mainiti, sellist tõrksust mingite teenuste osas, et kui see põhjaliku selgitustööd teha ja näidata, kuidas tegelikult teenuse kvaliteet ja olukorda parandab, et ma usun, et see valmidus sellega liituma ja seda ideed toetama on kindlasti suurem, et töö selle osas käib. Ma küsin veel ka teenusrände kohta ja just sellest aspektist, et väga paljud omavalitsused näevad väga suurt vaeva, et seda kohalikku teenust üleval hoida, samal ajal kui suur hulk tarbijaskonda, kes elab lähedal, sõidab sellest mööda, sest nad käivad tööl natuke kaugemal paiknevas keskuses ja tarbivad ka oma teenuseid, viivad sinna lapsed kooli, nii edasi. Et kas see on mingi protsess, mida saab kuidagi ka poliitiliselt juhtida? Ma tean näiteks, et haridusministeerium pigem liigub eemale sellest kodukoha järgse kooli põhimõttest ja liigub just sinnapoole, et lapsevanema valik saab edaspidi olema veel vabam, kui see täna on. Kuidas te seda olukorda näete? Me kindlasti ei saa inimesi mingid teenuseid sundima kasutada, et kui need teenused on kätte saadud mujal ja see vastab inimeste vajadusele, et siis tuleb selle teenuse osutamisel selle peale mõelda. Et ma ka liberaalse poliitikuna pigem toetan seda, et inimestel peab olema see valikuvabadus ja kui tõesti koha peal või lähedal olev teenus ei osutu nendele sobivaks ja kasutavad seda mujal, et selle tuleb lihtsalt arvestada, et me seda sundkorras me seda kindlasti tegema ei hakka. Et siis pigem need, kes jäävad veel sinna kodulähedasele teenusele, juhul kui seda kvaliteeti ei õnnestu hoida, pigem tagada neile juurdepääs samuti just kõrval omavalitsusse näiteks. Just. Suur tänu selle eest, aitäh! Lähme edasi, mul on hea meel anda sõnajärg üle Veiko Luhalaiule, kes on Eesti Linnade Valdade Liidu tegevdirektor. Mis mõtteid omavalitsuste katusorganisatsiooni poolelt esitatu tekitas? Aitäh ja tere päevast! Head kuulajad, lugupeetud minister ja ettekandjad. Väga vabandan, et ma pean nüüd puusalt laskma, et see tänane tulek oli hästi ootamatu, et seetõttu on ka uuring värske ja mul puudub ka mandaat ehk siis läbirääkimine meie omavalitsustega, et ma saan meie piiblitõdedele ja kõhutundele praegu tugineda. Aga et võib-olla ma natukene kommenteeriks neid
välja toodud nüansse ja paneks nad siis selles mõttes nagu raamidesse, mis puutub, kuidas ta paistab meie poolt, miks ta nõnda on ja kas meil on siin mõtteainet või nii-öelda mõtteharjutust edasi liikuda. Koduläheduse teema, et just praegu lõppes ka ministriga, ütleme haridusteema, näiteks lasteaed, eks ole, et mis on aastaks jutuks olnud. Ja nüüd mõtleme selle peale, et lasteaiateenus või lasteaia kasutamine ei ole kohustuslik lapsevanemale. Lapsele lasteaias käimine. Lapsevanemale valik lasteaia suhtes on vabatahtlik ja maksmine muutub omavalitsusele kohustuslikuks. Ehk me paneme selle omavalitsuse, kes on vähem võimekas, kus ei ole see haridus jõudnud, ütleme, et see teenus jõudnud ja jälle me paneme ta olukorda, kus me veel halvendame tema teenust, sest me anname hästi suure vabaduse, selles mõttes vastutust ei ole, on ainult vabadus. Loomulikult lapsevanemast saan aru, see käib tavaliselt töökoha järgi, võetakse hommikul laps kaasa. Lasteaia puhul tõenäoliselt kvaliteedist väga palju, nii-öelda õpetamiskvaliteedist väga palju rääkida ei saa, see tuleb gümnaasiumi juures väga tugevasti mängu. Perearsti teenus. Mõtleme palun nüüd selle probleemi peale. Kus on selle teenuse juures kohalik omavalitsuse koht? Perearsti valib, mitte kohalik omavalitsus. Patsient valib perearsti, mitte seda, kes on kohalikus omavalitsuses töötab. Jällegi on see patsiendi nii-öelda sellise nimistusse saamine, oleneb siis kas perearstil, kuhu ta soovib, on ruumi, mitte omavalitsuse järgselt. Omavalitsus siin asuvat perearsti tegelikult toetab ruumide üür, ütleme seal külmkapid ja nii edasi. Nii et tal on teatud kohustused maksed juba sellel perearstil, kes siin on, aga patsientide ring ei pruugi üldse olla mitte siit omavalitsusest pärit. See puudutab nüüd siis nii-öelda kaasamist omavalitsust õigel hetkel protsessidesse. Riigigümnaasiumid on nüüd viimane uudis, kui 2000, seda aastaarvu ma nüüd ei ütle, aga kui tekkis idee riigigümnaasiumide rajamiseks, siis tekkis ta ju mõttes, et kohalik omavalitsus või probleemist kohalik omavalitsus gümnaasiumi võrgu optimeerimisega või nii-öelda parendamisega järgi ei jõua. Riigigümnaasiumid pidid tekkima piirkondadesse, kus on tegelikult puudus kvaliteetsest haridusest, kvaliteetsest hariduskeskkonnast. Ja paraku on see tänaseks muutunud selliseks, et ka Harjumaa vallad ja ka Tallinna linn, ja tähendab ka need, kus on tegelikult kvaliteetne gümnaasiumiharidus olemas, on saanud nüüd selle riigigümnaasiumi osa. Ehk kunagi oli jutt sellest, ma ise osalesin nende jutuajamiste juures Haridus-Teadusministeeriumiga Ida-Virumaal töötades omavalitsusjuhina, et me ehitame üles võrgu, võimalik, et pärast anname kohalikule omavalitsusele tagasi. Täna on see vastutus segane esiteks ja see on hakanud oma elu elama, mis on tekitanud tegelikult haridussegregatsiooni õpilaste seas ja tegelikult minu jaoks subjektiivne hinnang ääretult ohtlik juba õpetajate seas. On koolidirektorid erineva kaaluga ja on õpetajad nii-öelda erineva, on aadelkond ja on siis nii-öelda munitsipaalkoolid. Tulevikumudelite juurde, kui tulla. Nüüd mõneti on see olukord, kus me täna oleme, tingitud põhimõtteliselt meie taasiseseisvumise järgsest kahest sellisest suurest etapist. Esiteks on Euroopa Liidu fondide avanemine ja seal tihtipeale, mul oli 213 omavalitsusi veel rohkem, sa pidid valima, sa ei saanud teha strateegilist otsust arengu suundadest lähtuvalt, vaid see, milline fond avanes. Seltsimajad, muuseumid, päevakeskused ja nii edasi. Ja sul oli olemasolev tollaegne omavalitsuse nii-öelda sisemine suhtlusvõrgustik ja need tekkisid Euroopa Liidu toega, ütleme siis ausalt, juhuslikult. Ja teine suur protsess, mis üle käis, oli haldusreform, vabanevad vallamajad, jällegi olid sundolukorras, nüüd kui te arvutate, kui palju läheb ühe maja lammutamine, siis tihti peale ehitusjärk on circa 1,5–2 korda kallim, et see on mõistlikum siis kasutada see võrk ära, mis on olemas. Ja loomulikult trendid jätkuvad, nii et need, mis ma ütlesin, nüüd on nagu topeltkoormus nii-öelda kinnisvarana tekkinud ja tuleb leida siis sellele lahendus. Ees on meil haridusvõrgu korraldus ja tegelikult sama viga võib juhtuda seoses maagümnaasiumidega. Nii et me oleme taas kinnisvara probleemi ees, kogukonna hääl valimistel on oluline, kõik on käinud selles koolis ja nüüd me ei ole nõus seda lammutama, peame sinna midagi ette nägema. Kohaliku omavalitsuse efektiivsusest. Mis mõtted mul tekkisid? Kui me räägime, siis tegelikult on selles mõttes jutumärkides vabatahtlik sehkendamine.
sotsiaaltöö, mitte see huviharidus, raamatukogud, huviringid, raamatukogu buss, eks ole, ja noortekeskus ja nii edasi. Aga minu arust palju olulisem on kohaliku omavalitsuse tuumikülesanded ehk need, mis tegelikult on kallid, mis on üksi tehes ebamõistlik ja mõnes mõttes ka ohtlik turvalisuse mõttes töötajale või ametnikule endale või korruptsiooniohu tõttu ja millest ma räägin siis täpsemalt. Näiteks lastekaitse. Haldusreformi läbiviimise üheks tavaliselt näite kohaks oli lastekaitsespetsialisti olemasolek omavalitsusest. Näete, enda haldusreformi oli seal 0,4, nüüd peale reformi on siis 1, eks ole, niimoodi. Lastekaitsetöö, sisust politseitöö. Omavalitsus üks lastekaitsetöötaja, naisterahvas, kuidas sa seda läbi viid? Keegi peab turvaliselt kaasa olema või paluma piirkonna konstaablit või nii-öelda piirkonna politseiniku endaga kaasa tulema. Nii edasi, punkt 1, eks ole, punkt 2, ehitusõigus. See jaguneb soodustavaks õiguseks ja sanktsioneerivaks. Nii et soodustus on see, et kui me anname ehitusload, sanktsioneeriv õigus, kui me kontrollime. Omavalitsus annab loa, tihtipeale üks ametnik, omavalitsus ise kontrollib aastate pärast enda välja antud luba. Tihtipeale sama ametnik. Planeeringu küsimus. Näiteks veel, haridus on ka selles mõttes käib siia alla, et see on natukene tõsisem probleem, aga need eelnevad, mis ma ütlesin, tähendavad seda, et kohalikud omavalitsused esiteks koostööd ei saa teha. See on avaliku teenuse, avaliku õigusliku institutsiooni poolt pakutav ülesanne. Sa pead töötama selles haldusterritooriumis selle omavalitsuse ametnikuna. Sa ei saa teha teises vallas tööd, sa pead seal ka olema ametnikuna avalikus õiguslikus institutsioonis ehk kohalikus omavalitsuses. Ei ole võimalik teha nii-öelda institutsionaalset koostööd kahekesi koos. Suurem probleem enne haldusreformi olid omavalitsuste liidud. Väga pikki aastaid olen rääkinud avaliku õigusliku institutsiooni tunnuste või õiguste andmine omavalitsusliidule, kus oleks mõistlik teha koostööd. Seesama munitsipaalpolitsei näitel korrakaitse, lastekaitse, ehitusõigus, planeeringud, ja ka näiteks teedeehitusküsimused ja need ei saa teha, sest avalik õigusliku institutsiooni nii-öelda mõiste alla liit või see tänases mõttes arenduskeskus või kus on liit, kus arenduskeskus ei käi. Nii et see on juriidiline takistus, mis tegelikult tuumik ja kalleid ülesandeid annaks nii-öelda koos teha. Edasi, ebaloogilised piirangud. Nüüd ma räägin hästi hiljutise piirangu meie kohalike omavalitsuste koostööst, kohaliku omavalitsuse teenuste portaali arendamises. Selleks oli siis Euroopa struktuurfondi raha, me tegime koos riigi poolega seda, Eesti Linnade Valdade Liit koos riigiga, pilootprojekt, 5 omavalitsust olid piloodis, ühesõnaga rahastatud oli, käima läks väga hea tulemus, omavalitsused tahtsid liituda, 30 on järjekorras. Ja siis ilmneb situatsioon, kus ERMIT, kes on nii-öelda riigi sihtasutus, me ei saa sinna majutuda, sest nemad pole nõus. Ja nüüd me saime selle lahendatud, aga siin on sisuline probleem. Riiklikud aktsiaseltsid, nagu ERKAS, millest olete palju kuulnud, riigi kinnisvara aktsiaselts, ja need sihtasutused ka, et hoolimata poliitilisest tahtest, hoolimata koostööst, hoolimata mõistlikust lahendusest, oleme olukorras, kus eraõiguslik juriidiline isik, kuigi riigi poolt loodud, teeb enda tuludest lähtuvaid otsuseid. Ja ei saa mõistlikult nagu lahendada seda koostöös, et see oleks efektiivne, ühtemoodi turvaline ja ka tarbijale arusaadav, mõistetav. Nüüd ütleme siis, nagu ma enne ütlesin, nende sehkendusteenuste koha pealt. Minu eelmisest töökohast Vaivara vallavanemana Sinimäe põhikooli renoveerimise näide, kool põles maha. Me lõime uue kooli, kõik oli meil, ütleme rahvamaja, raamatukogu, kõik amortiseerunud, tegime seda kooli ühtseks kõik. Soome arhitektid, põhikool, lasteaed, kooliraamatukogu pluss vallaraamatukogu, rahvamaja, kohvik inimestele ja siis teate ilmnevad asjad, aga kooli turvalisus. Koolimäe uks peab olema ju kinni, päeva võõrad siis, kes on, et nii nagu nende kooli tulistamiste näitel, et tekivad need, siis tervisekaitsenõuded, siis edasi tekivad arusaamatused, tegelikult jah, et kes koolis üldse praegu viibib, kuidas, et lapsed said välja, kellega koos ta välja läks, nii et siin on hästi palju selles mõttes küsimusi, mida me siis reaalselt alles kokku puutusime, et see ongi praktiliselt nagu võimatu seda sellisena tööle panna, et päeval oleks see valla rahvale ka avatud. Ei olnud võimalik, seda ainult nii-öelda õhtusel ajal.
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsist Ida-Viru Omavalitsuste Liiduga, kui haldusreform käis üle, maavalitsuse hoone rääks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile, meie 22 omavalitsust hiljem siis 8, mis alles jäid, töötasid ka seal, meie hind Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsis meie pindade jaoks tõusis 8 korda, võrreldes siis maavalitsuse hinnaga. Ehk jällegi, et riigimaja, mõistlik konsolideerida ka teenused omavalitsuste näol, aga jälle on nüüd riiklik aktsiaselts, kes oma tulust lähtuvalt teeb arvestusi. Digitaristust on hästi palju juttu olnud, kas kiire kaabel jõuab nüüd sinna, millest me circa 12 aastat vist oleme juba rääkinud, kuigi see on paremaks läinud ja areneb. Teenusstandardid ja käis läbi ka, et piirkondlik omapära, et seda peaks kindlasti arvestama. Väga suur piirkondlik omapära on ikkagi venekeelsed piirkonnad. Et alates haldusreformi tegemisest täna me näeme nende ohtude valguses, mis on Ukraina näitel meile ellu tõid, et võib-olla see haldusreform seal piirkonnas oleks pidanud ka natukene teistmoodi läbi viidama. Nii. Nüüd edasi üks mõttearendus ka Ida-Virumaal töötades. Kui te mäletate, me väga palju rääkisime vahepeal Sisekaitseakadeemia üleviimisest Ida-Virumaale. Ja et siis me puutusime kokku tohutu vastuseisuga, mis on arusaadav kõrgkoolide poolt. Erinevad poliitilised jõud tõmbasid eri suunas. See mingil kuidagi moel nagu lahenes, et tuli see see politsei kolledži või see õppekeskuse koos basseiniga ühiselamu sinna praktika jaoks sinna, aga sellest tulenevalt hakkasin mõtlema ja et ma ei tea, kas te olete ise mõelnud nüüd sellise teema peale. Miks kõrgkooli diplomi väljaandmine peab olema seotud väga konkreetse kinnisvaraga? Ehk meil on Tallinna Tehnikaülikooli kolledž Ida-Virumaal, Tartu Ülikooli Narva kolledž Ida-Virumaal, üliõpilased on enda kõrgkoolidesse astunud, eks ole, et kõik käivad enda kinnisvaras. Diplomid antakse välja ainult enda kinnisvara piires, õppejõud töötavad enda kinnisvara piires ja täna on meil veebikoolid, meil on mikrokraadid ja nii edasi. Ometigi sotsioloogia, psühholoogia, üldainet, mis tulevad, on ju ühtemoodi seal kui seal ja tihtipeale nad vahetavad ka õppejõude omavahel või tähendab, et mitme koha peal. Nii et see puudutab nüüd mõttest kohalikust omavalitsusest edasi sinna selle mõtteharjutuse suunas, et kas meil on neid kohti, mis oleks võimalik mitte ainult kohalike omavalitsusi vaadates, vaid üleüldse nii-öelda efektiivsemaks teha. Õpetajate jagamise puhul siin toodi ka näide. Ja nüüd praegu päevakorras Haridus-Teadusministeeriumi poolt uued regulatsioonid alates tunni algusest, mis taheti siis kohustuslikuks teha seadusega, kuni mäletate bussipeatuse asukohtadeni välja. Regulatsioon tunni aja algusest. Nii, ja Norra kolleegid küsisid meilt, kuulge ühes vallas, et Harjumaa vallas, kuidas teie koolides saavad tunnid alati ühel ajal, kuidas te õpetajaid jagate? Ehk kuidas meie käitume, ja Norra kolleegid ei saa aru, mida me seadusesse panna seda, eks ole, et siin on ka see õiguslik takistus mõistlikule koostööle täiesti olemas ju. Sotsiaalkaitse puhul, mul tekkis ka võib-olla siin selline mõttevälgatus lihtsalt, et sotsiaalkaitse puhul on see tehniline efektiivsuse doktor Massa rääkis sellest, eks ole, väga madal, aga olles ise vallavanemana töötanud, siis tegelikult sihtgrupp ongi selline, mulle tundub niimoodi, et üldiselt jutuvärkides eriliste vajadustega ja seega pakutud võimalused neile peavadki olema pigem arhailised, et alates siis pabervallalehest, kuni lõpetades siis sellega, et sa viita ise valla autoga poodi. Et see ilmselt rääkides ka tänaste digivõimaluste valgusest noorte ja vanemate taseme ühtlustumisest, siis me vaatame seda ikkagi nii-öelda tagasivaate peeglist, sest tõenäoliselt järgmine noorem põlvkond läheb ikkagi eest ära või tähendab, et see jääb ikkagi ebaühtlaseks ja need meetodid, mis kasutame me 20 aasta pärast sotsiaaltöös, on ikkagi arhailised võrreldes nende tulevikutrendidega, mida me ette ei tea, mis meil siis kasutusel on. Nii, aga aitäh, kommentaarid võib olla sellised siis. Väga suur tänu ja äärmiselt vajalik heita pilk köögipoolele ja
on võimalusi efektiivsust tõsta, et tihtipeale üks käsi ei tea, mis teine teeb ja on praktilised takistused koostööks, mida saab kõrvaldada. Ja mulle, raske öelda, et meeldis see mõte, aga pigem väga asjakohane tähelepanu juhtida ka sellele, et kui me mingeid teenuseid riigi kätte võtame, samal ajal ka kohalikul tasandil nende pakkumist jätkame, et siis tekivad just nagu erinevad teenusklassid. Et see on kindlasti asi, mis väärib nagu edasist arutelu ja tegevust. Ma väga tänan, suur aitäh nende kommentaaride eest. Aitäh! Ja sellega tõmbame meie ametlikule osale praegu joone alla. Suur aitäh teile kõigile, kes te meid jälgisite ja saate meie kodulehelt peatselt juba üle vaadata salvestust ja tutvuda ka kõigi materjalidega. Suur aitäh kõigile vaatajatele, kuulajatele, järgmiste kohtumisteni. Aitäh!